Joeskäik. Tere päevast, kallis rallisõber! Oleme Pikerneki ringrajal. Gunnar Leheste, Roland Poom on otse Läti WRC ralli südames. Enam rohkem südames ei saa sellele üritusele täna olla, sest just siin kell 20.05 lükatakse käima meie kallite lõunanaabrite esimene MM-ralli, autoralli. Tere, Roland! Või peaks ütlema? Roland. Tere minu poolt ka, ma just enne kui eetrisse läks, tegin nalja, et Lätis olime alati Roland Spims, et kui poodiumil oli vaja sõita Lätis, siis niimoodi kutsuti. Aga jaa, nagu sa ütlesid, enam rohkem vist ralli keskusesse tegelikult tulla ei saa siin Riias, et ma arvan, Pikerneki on vist Euroopa ja maailma mõttes ikkagi üks väheseid ja unikaalsemaid ringradasid, sest tegelikult ju pealinna Riia, ütleme, põhimõtteliselt võib öelda südames ta ju tegelikult on. Me oleme siis Pikerneki ringraja meelelahutusalal. Üritasime oma kaamerad püsti panna ka tegelikult tribüünile, aga ei leidnud seda inimest, kes kõlaritel volüümi nuppu natuke maha võtaks, sest vastasel juhul te ei kuuleks siis, mis me räägime. Siin algame tegelikult kohe mingi show-võistlus. Me tunneme mitte ainult just lõkilõhna, vaid ka seda kärsakat, mida väljastavad kummid kohtumisel asfaltiga. Ja siin kohal tuleb öelda, et see ei ole mitte hais, vaid see on lõhn. Iga petrolheadi unelm on hingata refi aisu sisse, lõhna tomu sisse. Aga tõesti, siin tegelikult meil juba käib, me näeme, et rahvas koguneb ja esimesed üritused enne siis esimest katset juba siin käivad. Päris mõnus olemine on ausalt öeldes. Tegelikult ilm on mega, ma näen sul juba otsaesine siin leevendab ja higi voolab. Ma loodan, et see pilv, mis sealt vasakult natukene üle läheb, keerab kohe paremale. Ja, seda loodame. Kusjuures tegelikult väike vihm selle rajal teeks asjad päris põnevaks. Kui ma ei eksi, kas esimese katse pikkus võis olla üle 10 kilomeetri või? Jaa, nad sõidavad 2x5. See oli täpsemalt, ma kuulasin ühte podcast või mäleta, mis see oli, kus Kauripannas ütlesid 1,9 korda, ehk tegelikult päris kahte täisringi ära ei tehta, teise ringi lõpus tullakse maha ära, aga tõesti, ütleme, ka see on arukordne, et esimest katset, publikukatset nii pikalt tehakse, et Pikerneki ringrada lihtsalt võimaldab nagu lugematul arvul kilomeetreid seda katset kokku panna, et ma arvan, poleks ka probleemi panna siin 30-40 kilomeetrit kokku. Nagu siis eile või üleeile juba võis Delfi spordist näha videot, kui me Urmo Aavaga käisime siin, oli umbes mai lõpus, sõitsime seda katset läbi, sellel katsel on kõik ja siin on rallikrossi rada, speedway rada, kardirada, autoringrada ja siis seda kõige iidvanamat motoringrada avatud 1966 juba. Ja ei saa ka tegelikult mainima, et ju drifti sõidetakse siin ja drifti nii-öelda maailma kõrgema klassi sündmust Drift Masters'i etapp on ka siin Pikernekil toimus, et tegelikult ringrada, rallikrossi rada, nagu see kõik ära nimetasid. Rallikrossi MM-etapist ja Speedway MM-etapist. Et nüüd lisandub ka veel WRC etapi esimene kiiruskatse, nii et igal juhul üliäge koht. Sa oled sõitnud siin? Ma olen sõitnud siin, kui ma nüüd ei eksi Euroopa meistrivõistluste raames mingit lõiku ja täitsa vägev oli. Mingil hetkel peaksid nüüd pealtvaatajad sealt paisu tagant lahti pääsema. See tähendab seda, et rahvas juba koguneb siia Pikernekile. Need, kes ma arvan, et see isegi ei jõua nii avamist kell 6 kui ka Pikerneki katset mõlemat vaadata, et mõistlikum ongi nendel inimestel juba varakult siin kohad sisse võtta ja võib-olla päev siin veeta. Ja absoluutselt tegemist ju siin tundub, et jagub süüa igal juhul kindlasti saab, sest lihalõhnad küll tulevad juba ninna. Aga ma arvan, et äkki vaataks üle, mis tegelikult täna juba toimunud on. Sest täna on ju Shakedown juba sõidetud. Jaa, sa nüüd ootad, mina tulemused lahti läksin. Võta sina, mul on ka. Kõik juba teavad, ilmselt Ott Tänak võitis võidu 1.33,6 Shakedowni parim aeg ja järgnes Thierry Neville 1.33,9. Kusjuures Neville, kes veel pole näinud, siis Neville tegi esimesel ringil põhimõtteliselt esimeses kurris päris raju offi ja üliõnnelikult lõppes see üritus selles mõttes, et üks kiire parem, kiire vasak kurv ja ilmselt need antikad postid, millest me jõuame ka rääkida veel, ehmatasid võib-olla veidi ära või oligi lihtsalt toogu palju täpselt aru ei saanud.
aga vasakkurjust paremale päris metsa sisse ta vajus ja ma ütleks, et see oli nagu ikka üliõnnelik õnnetus tal ja jõudis lõpuni ilusti, auto terve. Ja siis Katsuta 3. Martinspoiss Sesk siis ralli 1 autoga M-spordi ettevalmistatud ja seekord koos hübriidiga. Mitte enam Poolas, ütleme kui Poolas sai 5. koha ilma hübriidita. Mis see hübriidiga, mis koha nüüd saab Lätis? Siuke väga avantüristlik küsimus. Mult on seda nii palju küsitud viimase nädala jooksul, et mida Martins teha suudab, aga ma olen kõigile tegelikult vastanud seda, et Poola ralli minu hinnangul vähemalt on võib-olla tehniliselt keerulisem sõita kui Lätit, mis tähendab, et võib-olla sellist edu tegelikult ikkagi Martins sisse ei saa, et suudavad ka teised kiiresti siin sõita esimesel ringil. Küll me teame, et Martins viimane kord siin võistles Euroopa meistrisarjas, võitis kõik katsed ära. Koduteed, üks katse väidetavalt läheb kuskilt vanaema hoovist isegi põhimõtteliselt läbi. Et kindlasti on tal suur eelis. Okei, päris faktiliselt ei pea paika. Tõesti, et eelmisel aastal läks põhimõtteliselt tema maja tagant läbi, aga see aasta enam mitte. No eks see rohkem ralli oli, aga selles mõttes päriselt ta sõidab nagu oma koduteedel. Ja see annab kindlasti eelise, kas nüüd hübriid midagi oluliselt muudab. Ma tegelikult ei oskagi ausalt väga nagu kommenteerida seda, ma arvan, et me näemegi seda sõidujooksu, sest Poola jooksul, ma arvan, oleks võinud küll öelda, et tundub, et hübriidi polnud, siis oli seda peavaluga veidi vähem ja üks asi, millega vähem tegeleda, et jälgida, millal hübriidi nii-öelda kasutada. Aga Läti teed. Siin soomlane Jari Kedomaa, kes on Soomes telekommentaator, arvas, et võiks isegi 3. koht olla Seskile kätte saada. Jaan Martinson loomulikult tegi selle väite pihuks ja põrmuks, ütles, et meil on siin kiireid mehi veel. Aga mina ikkagi ütleks, et rallis võib juhtuda kõike. Kes Lätis oleks pidanud tema ees olema, kui poleks kitse, poleks Ogieril läinud rehvi, oleks 2 meest juba ees, oleks Martinspoiss 7. Jaa, eks tegelikult ongi ju niimoodi, et ma arvan, et hea näite tuua, kui Munster ütles, et parim koht tal nii-öelda 5. WRC sarjas on, aga Poola 7. oli oluliselt parem, sest päriselt toimus ka meesvastu võitlus. Et eks see tulemus võib-olla ei mängigi nii palju rolli, vaid see, et kuidas see tulemus võetakse. Et ma arvan, et tuua see nüüd siia rallisse üle, siis Martinsi puhul, ma arvan, võib hakata see sama asi tulema. Et me võime näha tulemuse mõttes sama või kehvemat tulemust, aga võib-olla sellist kõvemat sekundis võitlust, et kui ta näitas esimene päev Poolas ikkagi väga head kiirust tänu stardipositsioonile, siis kindlasti ta saab seda stardipositsiooni kasutada ära esimene päev juba siin. Aga mis juhtub edasi, võib tähendada lihtsalt seda, et seal võib 5-6 meest tal ees olla, aga lihtsalt need vahed saavad olema väga väikesed. No räägime sellest Neuvilli Antikat postiga kohtumisest. Esiteks, kuidas sina sellest aru said? Milline see post on? No sa oled varem ka neid poste siin näinud. ERC etapil on need sees olnud. Kas seal all on selline, ma ei tea, rauas betoonist toestus, nagu me oleme harjunud nägema Rally Estonia Antikat punaseid poste? Kui ma õigesti mäletan, siis need konkreetsed postid, millest juttu on, need nii-öelda puitpostid, ütleme, nad on maas sellised pea 1,5 meetrit välja, siis tegelikult on ka sama palju maa sisse 1,5 meetrit. Kas ta on betooniga valatud, seda ma ei tea. Kas ta sõitis siis selle pooleks? Jaa, aga ma tean omast kogemusest kindlasti, et ma olen ka nendele vist korra otsa sõitnud. Ja see ikkagi lõhub autot palju. Eks oleneb, kuidas nagu pihta läheb ja millisegust kurris see pihta läheb, aga seda on küll juhtunud, et on radikaid ära lõhkunud ja kas autosse sisse on tulnud päris vist mitte, aga esiklaas on ka ära ikkagi lõhkunud, et see... Ta võib tulla sisse ka? Jaa, absoluutselt, et tegelikult eks see meie Antikat postisüsteem on parem ka, mida kasutatakse Soomes, et on nii-öelda betoon all, ja siis selline nii-öelda teeäärne selline plastikjulla on seal otsas, et sellel on... Ma ei ütle, et parem otsa sõita, aga võib-olla ikkagi nagu natuke on, et see betoon osa saab seal autot lõhkuda, aga vähemalt nagu midagi visuaalselt ei ole sellisel kõrgusel, et ta saaks nagu sisse tulla, et selles osas on need võib-olla meie variandid veits paremad, aga eks me näeme ralli jooksul, kuidas minema hakkab, me nägime Shakedownil, et väidetavalt peaaegu pooled olid puudu, et kui neid niimoodi maha sõidetakse, kas kedagi karistab ka see või ei karista? Ja väidetavalt on siin ka 45 šikaani. Me alles sõitsime rahvarallil, me teame, mis on siin šikaan, meil oli 2 tükki. Ja Ott ütles ju täna meie videointervjuus ka Eigo Kaljurannal, et need, kes siin rahvarallit on sõitnud, ma nüüd peast ei tsiteeri, aga need põhimõtteliselt, kes rahvarallit Eestis on sõitnud, nendel võib siin nagu eelis olla, eks? No eks see šikaani maht on ikka nagu raju.
ja pigem tahaks näha, et neid ei oleks sellisel tasemel rallil. Aga ma arvan, siin tuleb jälle see Baltimaade eripära ja tegelikult me oleme Lõuna-Eestis ikkagi nagu võises selles mõttes, et ralli on küll kiire, aga see on kogu aeg kurvidega kiire. Siis siin ikkagi tegelikult Shakedowni stardist oli ka kohe näha, kus mehed olid ikkagi, ma arvan, seal 500-600-700 meetrit sirget auto piires, et seal lihtsalt ühel hetkel ei jää muud üle, kui panna šikaan, sest katse keskmised kiirused lähevad lõhki, et FIA-l on ju kindel ette määratud keskmine kiirus, mis võib katsel olla. Ja tegelikult ikkagi see Liepaja regioonis seal selliseid kiireid katseid, kus on ka pikkasi sirgeid. Ma võin öelda ka, et legendis ma olen märkinud kilomeetri sirget, kui on legendi kirjutamine, siis seda on ja seda tuleb nagu ära võtta. Šikaanidega seda tehakse, et kui 45 šikaani on toodud katsetele, siis me võime ise arvutada, et neid sirgeid saab päris palju inimest olema. Kusjuures vist nendest 45 Power Stage'il on 6, kui ma ei eksi. Ja päris pull oli see ka, et Shakedownil ju katsetati esimest korda virtuaalset šikaani, mis tegelikult Soomes on juba päriselt kasutusel. Jah, kes on Oti intervjuud Delfist näinud, siis tegelikult ju Eigo küsis ka Oti käest, mis ta arvab sellest ja vastus oli tegelikult ju selline, et päris pole see, mis ta olema peaks ilmselt. Et hetkel see on lahendatud kuidagi veidralt, et võistlusautodes on selline ekraan all, mis on siis SAS tracker ehk siis GPS, kuhu saab infot jagada, panna red flagist, hakkab punast vilkuma ja nii edasi, et see siis annab ühel hetkel teada põhimõtteliselt, et okei, nüüd sa oled selles virtuaalses šikaani tsoonis, sa pead pidurdama 60 km tunnis ära autokiiruse ja siis võid edasi panna. Kas sa teed seda selle 100 meetri alguses või lõpus või mis hetkel see toimub, vahet ei ole, peaasi, et see jõuab kiiruse 60-ni ja siis võid panna tuld edasi. Väidetavalt siis sõitjad hetkel ei ole nagu päris rahul. Tšau! Meil on siin tuttavaid ka, Gabriel. Millega sõitjad rahul ei ole? Gabriel Mürsepp tuleb, räägib ka meile. Räägi meile kähku nendest Anticat-postidest. Mis sa arvad Läti Anticat-postidest, palju need erinevad Eesti omadest? Väga palju, sellepärast need on jämedamad. Need on, kui Eestis me oleme kasutanud 80-100 millimeetrit, siis need on kõik 150. Ja nad on sügaval maa sees, aga eks nad on natukene niisugused ohtlikud, kui tänast pilti vaadata. Aga teine asi on see, et Lätis on nüüd väga hästi tehtud, nad kõik on kas oranži või punakad värvi, need on väga hästi näha. Et ma arvan, et see võistlejaid ei sega. Ma arvan, et see sega. Mis ameti peal sina siin oled või niisama pealt vaata? Ma ei saa öelda, mis ma siin teen. Salajane missioon. Ei ole salajane missioon. Tegelikult istun Seifeti üks autos. Ja olen siis Eesti, kuna Läti korraldajad kutsusid, et on eesti keelt rääkiv inimene, kindlasti on Eesti pealtvaatajaid, siis saab nendele oma emakeeles rääkida ja paluda, et nad oleks seal alas, kus on vaja olla. Väga mõistlik. Ja sõidan koos 2 lätlasega, et seal on Safety 1 autopiloot on ja kaardilugeja on seal, ma olen 3. inimene seal autos. Ja juba Pikernekil ka? Ja Pikernekil ka juba, jah. Oled sõitnud seda varem? Ei ole sõitnud, aga saab huvitav olema. Aga kes võidab? Ott Tänak. Loomulikult. Super. Aitäh sulle! Näed, sellised inimesed ka. Gabriel Mürsepp isiklikult käigu pealt intervjuud andmas. Aga jaa, ma arvan, et see ütleb kõik, kui Gabriel ütleb oma arvamuse, siis see ütleb kõik ära ja nii on. Jaa, küsin siis Raimond Storksi käest, küsisin ka peakorraldaja käest, et mis värk nende antikatide ja šikaanidega on, miks neid peab nii palju olema? Ja tema põhivastus oli see, et me peame hoidma autot teel. See on siis esiteks sellepärast, et kui sa enamus kurve ikkagi katki lõikad, siis ilge peavalu on pärast neid teid hakata taastama. Ja see võib olla minu spekulatsioon, seda ei öelnud Raimonds, aga ega maaomanik ka väga õnnelik ei ole, kui tema koduhoovi tee põhimõtteliselt on sõidetamatu. Jaa, tegelikult ongi selles nagu mitu aspekti, miks seda tehakse. Üks on kindlasti tee, see tee tuleb pärast korda teha ja keeruline on teed teha, kui ta on selline, kuhugi lõpmatusse vajuv. Et see tee ikkagi struktuur jääks alles. Teine asi on see, et kuidagi peab ju ikkagi tekitama selle võrdse tulemise, et autod ei saaks minna 1, 2, 3 auto jagu põllu peale. Me oleme tegelikult mingitel rallidel näinud, kus seda on võimalik teha. Ma arvan, kõige eredam mälestus kohe tuleb tegelikult Keenia rallilt, kus Adrien Formeau ükskord sõitis täiesti ühed kurvid, ma ei tea, 3 kurvi sirgeks üle mingi välja.
sai ka trahvi selle eest, aga tegelikult on nagu ka oluline aspekt, et kõigil oleks ikkagi päriselt nagu tee ette pandud, kus tuleb sõita, et keegi ei saaks arvata, et siit me võime tõmmata nagu üle põllu. Ja eks ta nii on, jah. Ja teine asi see, et rada käis ka läbi ju FIA ametnik ja öeldi, et siia on vaja seda, siia te peate selle hüppe tegema, siia selle pöörde, et lõpuks ongi, sa oled kahe tule vahel ja nii need šikaanid ja antikatid kogunevad. Jaa, absoluutselt. Tegelikult nii ongi, et ma arvan ka, kui siin Lätis nüüd rääkisin pikkadest sirgetest näiteks ja tulevad sellised trikimad kurvid järgi, mis tegelikult võib tähendada seda, et suure tõenäosusega on koht ohtlik ikkagi ja midagi võib juhtuda, siis FIA ametnikud peavad ikkagi nagu endast võimalikult kõik andma, et see oht ära likvideerida ja kas sa siis teedki postidega seda kuidagi loogilisemaks ja visuaalselt sõitjaks paremini nähtavaks, et sellised kohad tulevad või panedki sinna šikaani, et eks seal on hästi palju nüansse ja lõpuks see kõik tulebki välja, et seda tuleb teha, et siin seda asja niimoodi korraldada. Räägime sellist asjast ka nagu stardipositsioon Lätis. Meil on väga vähe korduvkatseid, kuskil jäi kõrvu number, et 73% on kõik ühekordsed katsed, aga Läti ralli korraldajad on mitmed katsed pannud mingid lõigud korduma, et sa sõidad, olete varem ka näinud? Ja ma olen ise ka sõitseda niimoodi katseid siin, et kas see selles mõttes teeb nagu paremaks seda teepuhastaja olukorda natukenegi? Üldiselt mitte, sest need on tõesti nagu väga väikesed lõigud. Et me võime seal rääkida nagu, ma ei tea, kilomeetrist, võib-olla paarist, aga mitte rohkem, et üks sektsioon, jah, lühike sektsioon võib olla selline, kus nii-öelda sa ei pea puhastama, sest mitu korda on läbitud. Aga see on tegelikult Lätis suhteliselt tavapärane ja tegelikult ka ju Rally Estonial on ju katseid lõike, vähemalt katsetel, mida läbitakse mitu korda. Et see ei ole midagi uut. Küll aga on seda kirjutamisel, legendikirjutusmehel hästi keeruline teha. Et kui me sõidame katse läbi, paneme legendi kirja, tuleme järgmist katset sõitma ja siis selle järgmise katse mingi lõik kattub esimese katsega, siis tegelikult sõitjana sa tahad, et kaardilugeja loeb juba sulle selle näiteks selle kilomeetrise 2 kilomeetrise lõigu ette, et ma ei pea seda uuesti nii-öelda lugema, et me juba saame seda sektsiooni vähemalt kontrollida. Et siis kaardilugejal on seda suht keeruline teha ja sellist lappamist vihiku vahel on kõvasti. Et kas see on pigem raskendav asjaolu, kui on selliseid korduvaid lõike või? Ütleme, kaardilugeja jaoks tõenäoliselt raskendav, sõitja jaoks ja kõigi teiste jaoks ilmselt ei ole nagu olulist erinevust. Aga mis me siis ennustame? Kas see tähendab, et Neville'i võib minna väga raskeks? Ja tema ainus lootus on võtta maksimum pühapäevalt? No Läti on ikkagi väga lahtise pinnasega tegelikult, et kohati ekstreemselt lahtise pinnasega. Rohkem kui Eestis? Kindlasti, jah, julgeks öelda küll. Ja jälle Poolaga võrreldes täitsa erinev pinnas on ju, Poola on ikkagi pigem liivasem, siin on ka ikkagi küllaltki liivane, aga seda lahtist klibu on ikkagi palju peal, et ees saab olema kindlasti keeruline. Küsimus on selles, et mis ilm saab olema, kui palju näiteks seal Liepa kandis on tulnud vihma. Torm oli paar päeva tagasi. Täpselt, kui on torm on ja vihma tuleb, siis tähendab, et teed ikkagi küll, kuigi palju niiskeks, vähemalt mingist ütleme, sentimeetrist alatest pinnase sees on ju. Aga Liepajas on ka kindlasti suur probleem, kui nüüd rohkem vihma ei tule, siis on tolm. Ja kui me võtamegi näiteks hea näite eelmise aasta Liepaja ralli Euroopa meistrivõistluste etapp oli, siis Georg Linnamäe startis esimesena, kuigi tal oleks ka võimalik olnud valida endale teine stardipositsioon, valis esimese ja ta võitis sellega väga-väga palju, sest teised istusid tolmuses ja tema pani puhta tee peal, et küll tal oli oluliselt libedam kui teistel, aga ta oli puhta tee peal. Ja, et sa Georg Linnamäed mainisid, ma Gregor Jeetsi võtaks siit nüüd teemaks, et meil on ju Gregor Jeets ja Joosep Ralf Nõgene ka stardis. Jeets ütles siis Power Stage podcastile, et tegelikult talle meeldiksid korduvkatsed, sest tõi välja selle, et Toyota just nendel korduvkatsetel püsib paremini teel, mis sisuliselt tähendab, et Toyota tank. Tangiga on parem sõita. See on tavaliselt näidanud, et Toyotal on siis nendel korduvkatsetel ikkagi eelis. Ja tegelikult tehniliselt hästi lihtne põhjus ka sellel, sest Toyota amordi käik on pikem kui näiteks Škodal ja Hyundail ja Fordil. Ehk tegelikult võtta Toyota Rally2 auto versus siis viimane Škoda Fab ja RS mudel, siis ka seal on nagu ikkagi amordi käigu vahe sees ja see tähendabki, et Toyotaga on korduv läbimisi lihtsam sõita ja tegelikult
väidetavalt ka sellistes märgades oludes on ikkagi Toyotaga mugavam sõita kui Škodaga. Ma ei tea nüansse, miks see nii on täpselt. Tõenäoliselt on ikkagi vedrustuse teema samamoodi, kas teda on lihtsalt parem sättida või mida iganes seadistada, aga väidetavalt sõitjad niimoodi ikkagi ütled ka märgades oludes on Toyota mugavam sõita. Esimesest stardikohast rääkisime Thierry Neuville, räägime WRC autode viimasest stardikohast ka. Martin Sesks 10. Kas see on parim koht, kus startida? Kindlasti, sest nagu ma ütlesin, puhastamist siin on. Aga võtame, et kui need 9 autot sõidavad seal mõned antikatid maha näiteks. See tähendab ainult seda, et Martinsile ma arvan iga kurvi tagant laekub info ka, mis seal katse peal toimub, et ta teab, ma arvan, selleks hetkeks, kui ta tuleb, ta teab, kus on antikatid pist ja kus see enam ei ole. Et selles mõttes võib-olla võib nagu nalja visata, et Martinsi jaoks tehtud ralli tuleb tagant, korduv läbimisi väga ei ole, mis on ideaalne tema jaoks. Teised puhastavad, tema tuleb parima koha pealt, ja ta teab juba viimasena tulles, mis seal ees toimub. Aga jah, see kõik annab talle eelise, midagi pole teha. Aga anname andeks, ma arvan, siin Lätis esimest korda, tahaks öelda, et mitte viimast korda, äkki tuleb kunagi veel, aga kindlasti las lätlased naudivad ja ma loodan, et Martinsil tuleb hea ralli. Ja veel on siin mehi, kellele Läti teed on ju väga tuttavad. Kalle Rovanpere, 14-aastasest peale siin kihutanud. Absoluutselt, Kalle stardib 6. Jaa, ma olen ka ise Lätis sõitnud tol aastatel päris palju, kui Kalle siin sõitis aga väidetavalt tema ütles, et ega ta nagu suurt midagi mäleta, et kui ta katsetel läheb, ta tunneb ikkagi kohad ära, aga aega on nii palju möödas. Shakedowni lõpus küsiti Esa-Pekka Lappi käest, et kuule, sina oled ka siin ikkagi Euroopa meistrivõistluste etappi võitnud, et kas sa mäletad midagi katsetest? Sest eks ta midagi võib-olla mäletab, aga et Kalle kindlasti ei mäleta, et ta oli nii noor, et siis mälu pole veel nii väikestel. Nagu beebidele, et seda ei mäleta nüüd 10 aastat hiljem enam. Aga tegelikult ka Oliver Solberg on siin teedel üles kasvanud ja Oliveriga ma olen kindlasti siin nagu ägedaid võitlusi maha pidanud siin Läti teedel. Kumb peale jäi? Ma arvan, et tol ajal oli niimoodi, üks kord üks ja teine kord teine. Aga ma mäletan Oliveril küll oli, et esimesed aastad olid tal niimoodi, et ta ei saanud nagu kuhugi järgi, aga järsku toimus mingi äge switch ära, et ta oli ikkagi väga kiire ühest hetkest alates. No Oliver stardib meil 12. ehk siis WRC 2 autodest teisena. Tema ees on Sami Pajari, järel Nikolai Gryazin. Siis tulevad Gus Greensmith, Joshua McErlan, Fabrizio Zaldivar, Mikko Heikkile, Emil Lindholm, Roberto Dapra, minu jaoks tundmatu itaallane, päris huvitav, Mauro Miele, juba tuttavam nimi, Armin Kreemer on stardis ka William Creighton, Teemu Sunninen ja Gregor Jets. Ja, ma arvan, et tegelikult see list on ikkagi päris tihe selles mõttes, et Heikile kiirust me teame näiteks, nägime ka just hiljuti Eestis, oli väga hea. Sunninen küsimus on see, kas selle Hyundai'ga on täna võimalik veel saada Škodale ja Toyotale vastu. Aga seal on nimesi küll, kes on nagu kindlasti siin väga kiired. Nii et Gregoril ütleme niimoodi, et lihtne kindlasti olema ei saa, aga kindlasti see top 10 on reaalne. Ja kõik, mis ma arvan sellest üle tuleb, on nagu puhas boonus. Ma ausalt ei ole nagu Gregori käest küsinud, et kuidas talle Läti sobib, ma ei tea, võrreldes Poolaga või võrreldes Eestiga, aga ma arvan, kuna ta ütles, et ta on ikkagi nii-öelda, ta pole veel päris sinasõber selle autoga, siis ma arvan, et siin Lätis on tal võib-olla isegi kohati lihtsam sõita kui Eestit. Miks? Katsete iselooma poolest, et Eesti teed on ikkagi küllaltki, on küll kiired, aga küllaltki tehnilised ja eriti nende nukkide hüpetega arvestades, et ma arvan, et võib-olla siin Lätis, kuna ta on ikkagi tasane maa ja selliseid hüppeid nii väga ei ole, kuigi ma arvan, et me leiame ikkagi hüppeid ka siit, aga selliseid, ütleme, tehislikke hüppeid ei ole, siis oled sa kindel? Ma arvan, et mõne üksiku võib-olla leiame. Et sellega, ütleme, tal on lihtsam siin võib-olla veidi sõita ja selle autoga harjuda. Oled näinud, meil käis ju see, Margus Pahv käis ju katset pildistama, sealt ikka väiksed liivamäed on näha, sellised telgikujulised, et huvitav saab olema näha, et kui hästi need ehitatud on. No eestlased ikka peavad üksteist kiitma, et Austraalias toine tasemele vastu ei tule, aga ei, loodame, et need hüpped vähemalt püsivad ära. Õnneks ei ole korduv läbimisi, siis ma loodan, et võib-olla selle katse peal ei ole korduv läbimist. Ma ei tea, mis katsest täpselt räägid. Mis juhtub hüppega, kui ei püsi ära?
no siis on nagu jama, et siis seda katset ju teha ei saa enam, et kui ta selle hüppekoht läbimatu on, et keegi enam ralli ajal võistlustressi muutma ei hakka, et sõidame ümbert ringi, sest siis on ikkagi vaja legendi muudatust. Juurde läbitav on, aga lihtsalt teise kujuga kui varem. Ja võib-olla... See on puhas spekulatsioon, ma ei tea muidugi. Jah, täpselt, et kui see hüppe peaks, ilmselgelt ta ei lagune ära, ma tahaks arvata, et ikkagi spetsialistid on selle ehitanud, aga kui peaks olema olukord, kus nii juhtub, siis räägime sellest uuesti. Siis räägime sellest uuesti, jah. Aga räägime Ott Tänakust. On ta favoriit number 1? Kindlasti. Ma arvan, pole kahtlustki, et ega Ott on samamoodi Läti teedel sõitnud nagu palju kilomeetreid ja viimati ta kindlasti, ma arvan, et sõitis sellise pea täishooaja Lätis kaasa aasta 2013, 11 aastat tagasi. Siin ei ole kahtlust selles mõttes, et ma arvan, et kui me ütleme, et Rovanpera, Tänak ja Ogier isegi võib-olla, eks talle, kui kiired rallid talle ei meeldi, siis vaatame, kuidas see, võib-olla see väike paus on nagu powerit ta täis süstinud, et läheb tulla ja sõita. Ma arvan, me ikkagi lappi samamoodi ju. Et me leiame ikkagi, ma arvan, sealt listist selline 3-4 meest, kes ikkagi tahaks sõidu peale sõita. Aga olukorras, kus ta pidi sõitma Rally Estonia testrallina läbi, see jäid nüüd tegemata. Ranitsa esimesel katsel juhtus õnnetus. Kas see võis mõjutada kuidagi? Ma arvan, et igat normaalset rallisõitjat mõjutaks, aga Ott on, ma arvan, piisavalt kogenud mees juba. Ja ta on, ma arvan, käinud selle läbi sealt tule ja vee nii palju, et nagu sellised asjad väga kõiguta enam äkki. Et ma arvan, et on selles mõttes, see on juba minevik, et unustatud teema. Ja ma saan aru, et ka füüsiliselt on vormis, ehk siis ei peaks miski teda häirima enam. Meil on ka varuvõistleja Hyundai'lt, mitte meil. Andres Mikkelsen valmis paati hüppama, aga ma arvan, et kuna ta Shakedowni juba sõitis, siis kõik see oli puhas nii-öelda profülaktika selles mõttes, et peale reket enne Shakedowni siis tõenäoliselt läbis ta selle kontrolli ja FIA lihtsalt siis andis nõusoleku, et jah, kõik on okei, võid sõita. Et nii kaua see oli, ütleme jah, väike protsent või tõenäosus võib-olla, et ta ei tohi sõita ja Mikkelsen oleks selleks puhuks valmis. Ma arvan, et meeskonna poolt mõistlik otsus ikkagi, et nii-öelda ei peaks juhtuma sama, mis Poola rallil on ju, et kuskilt järsku tuuakse mees Soomest välja, et hakka sõitma. Et lihtsalt mingisuguseid nii-öelda teisi võimalusi ei jääks siis, et Mikkelsen kohale tuua oli õige otsus ikkagi. Aga kolmas stardikoht? Ei ole ideaalne, aga on okei, ma arvan. Et ma arvan, et okei. Selles mõttes, et Ott näitas minu eest väga selgelt Poolas pühapäeval, kuidas on võimalik sõita esimesena ja teised imestasid, siis ma arvan, et Lätis on ta suuteline tegelikult sama teha 3. positsiooni peal startides. Ma arvan, et kõik on okei tal. Hakkame vaikselt kokku võtma ja vaatame, mis siis toimuma hakkab. 20.05 Pikerneki ringrajal, nagu öeldud, siis 11,13 on isegi selle katse pikkus. Ja homme hommikul, kas ma näen õigesti, et saame isegi magada? Kell 10 on start. Ohoo, ma loodan, et sa ei norska siis väga. Mind paigaldati Gunnariga ühte tuppa. Ja, me veel ei tea, kas see õnnestub, see avantüür meil. Kui sa norskad, siis ma kolin kuhugi diivani peale. Karli tuppa. Kuuse alla. Ja, tervitused ka Karli Saulile, kes meil seda saadet siin üles aitab võtta ja sõidame siis homme 132 kilomeetrit, viimane katse Talsis 20,5 kilomeetrit, mitte siis Talsi linna, sest ma arvan, et linna peale me ei saa neid 20 kilomeetrit kokku. Muuseas, peakorraldaja Raimond Storks on pärit Talsist. Väga vahva fakt, ma ei teadnud seda, aga kõiki, keda huvitab see fakt, siis nad on tõenäoliselt väga rõõmsad, et sa välja tõid selle. Kindlasti Raimondit ennast huvitab see fakt. Ja siis laupäeval, pühapäeval ka pikad päevad, pühapäeval jääb 4 katset ja seal on meil nüüd küll korduv läbimised ja punktikatse pikkus 13,34 ja algab see juba 14.15. Ütleme, täname, et elame selles ajastsoonis ja saame kell 3 hakata juba tegema otsesaadet. Otsesaadetest rääkides, meil on otsesaated laupäeval ja pühapäeval 2 korda päevas. Meil on stuudio ehitatud koos Läti Delfiga. Läti Delfi, kuidas kunagi, vahel alustab peale meid, vahel enne meid. Toome huvitavaid külalisi, võib-olla mõnda külalist jagame. On keegi inglise keelt kõnelev, ma ei tea, kuulsus või vähem kuulsus.
aga saab olema päris tummine rallinädal. Absoluutselt, mind need šašlõki lõhnad juba häirivad natuke ausalt öeldes, et peame vist otsad kokku tõmbama. Võib-olla leiame endalegi. Äkki saame väikse ampsu teha. Aga jaa, igal juhul äge ralli tuleb, soovitan kindlasti silma peal hoida. Veel ei ole hiljaga tegelikult Lätti sõita, nii et... Pileti tasku müüb pileteid? Jaa, teadsin ikka loomulikult, et siin käib möllu alates juba praegusest hetkest, nii et ma tean, Rakverest oli 4 tundi täpselt, nii et andke peale ja tulge kohale. Siit Riiast lõpetame, vaatame, kust me homse saate teeme, kas kuskilt katse pealt või juba Leepajast hoolduspargist. Kahtlustan, et see viimane variant, aga homme kavatseme katseid ka vaadata, jälgige Delfi Spordi Instagrami ja Facebooki. Me oleme oma, kuidas see Endli kepp on tänapäeval? Endli kepp. Teeme ühe sellise saate ka, et jälgige, et teeme äkki mingi sellise coffee table saate, et nagu Colin Clark käib, istub köögis ja joob kohvi ja siis jutustab, et äkki meie on mingid rallifännid, istume nende toolidele maha, ütleme, teie seisate. Ma kardan, et me peame kohvi ise kaasa ainult võtma, et neil on midagi kangemat seal võib-olla metsalle võetud. Karli ütleb juba, et tal on kohv on kaasas. Kohv on kaasas. Mis firma? Löfbergs? Itaalia bränd. Kohvi gurmaan. Kohvi gurmaan. Ma ei tahtnud Löfbergskile, vabandust, ma ei tahtnud teile reklaami teha, aga võtke heaks. Aitäh ja läheb juba loobaks ära. Kohtume homme. Homseni. Kuues käik.